keha on loodud olema päikesevalguse ja pimedusega rütmis. Sinine valgus mõjub meie unekvaliteedile ja see on teaduslikult tõestatud. Kui päevavalgus lööb su bioloogias sassi. Kui sa ei kanna sinise valguse prille, siis sa jääd ekraani vaatamisest pimedaks mingi 2 aasta jooksul. Vähemalt nii nad räägivad. Does your eye keep hurting from looking at a screen all day? If you didn't know, exposure to blue light before bed disrupts your sleep patterns. My eyes don't feel as heavy, they don't feel as tired, they don't feel as strained. If you're always on your phone, you need to get one of these bad boys. Nah, but seriously though, I put these on when the sun goes down or before bed and I just sleep so fast and so good. Kõik alates influenceritest prillipoodideni promovad neid sinise valguse prille, nagu need oleks päikesekreem su silmamunadele. Aga kas siin on päriselt mingi teadus ka taga või on see lihtsalt järjekordne raha krabamise skeem? Mis asjad need sinise valguse prillid siis üldse on? Kuule, topeltvillak. Need on trendikad prillid, mille klaasid on kollaka tooniga või läbipaistvad õrna sinise peegeldusega. Väidetavalt peaks nad ära blokeerima sinise valguse, mis tuleb su telefonist, arvutist, tahvelarvutist, nutikellast, külmkapist, võib-olla isegi su rösterist tänapäeval. Kui sa neid kannad, peaks su silmadel olema vähem valus, kaitsed ennast võimalike silmanägemise probleemide eest ja saad ka paremini magada. Tundub ju hea, veits liiga hea. Kõik need probleemid saab lahendatud värviliste klaasikestega. Mida sulle lubati nende prillidega? Silmad ei väsi ära, elad kauem. Ma olen igasuguseid asju kuulnud, et mis nagu sulle need maha müüs? See põhipoint, mis minule maha müüs, ongi, et ta aitab sul paremini magada ja melatoniini toota, et need prillid, mis on kõige rohkem kasutanud, kõige väärtuslikumad, ongi siis kanda umbes 2-3 tundi enne magaminekut. Ma olen seda ka tegelikult testinud, et ka niimoodi, kui ma vaatan enne magaminekut telefoni ilma prillideta või koos, seal on märkimisväärne vahe, kui kiiresti ma magama jään ja mis on minu üleüldine, nagu, kui värskena ma tunnen ennast, kui hästi ma nagu, kui sügavalt ma magasin. So here's what it looks like when you're looking through the blue light glasses versus not. You can just clearly see that it makes everything much calmer on your eyes so that your brain can actually start to release melatonin. Väidetavalt, mille vastu need kõik peaks siis aitama? Aitavad selle vastu, et sa ei kaotaks oma silmanägemist. Päris seda pimedaks, seda ma ei ole kuulnud. Pigem on need silmad nagu see kuivus, väsimus ja valgustundlikkus võib tekkida ilma nende prillideta. Aitavad silmalaugude vajumise vastu. Ja seda ma ei ole kuulnud. Teevad su unerežiimi korda? Jah, kas nüüd korda on ja nad kindlasti aitavad? Aitavad su produktiivsusele kaasa? Jah. Aitavad ärevuse vastu? Jah. Aitavad kauem elada? Jah. Aga mida ütleb selle kohta teadus? Tõepoolest tuleb su ekraanidest sinine valgus ja see võib häirida su und. Aga selle kohta ei ole mingit tõestust, et sinine valgus päriselt teeks kuidagi silmadele liiga või tekitaks püsivat nägemiskaotust. Silmade väsimine, mida proovitakse ennetada, tuleb hoopis teistest asjadest, mitte sinisest valgusest. Mitte pilgutamisest, halvast valgusest ülejäänud toas, kreveti moodi istumisest. See on goblin, mitte shrimp. Ja peamine, mis meie silmi kahjustab, ekraani vaatamine samal ajal, kui me puhkame ekraani vaadates ja siis scrollime teloekraani samal ajal, kui meie ees on neid veel paar tükki. Siuke 8-12 tundi päevas. Konstantne lähedale fokusseerimine ilma pausideta teebki su silmad kuivaks, valusaks ja isegi uduseks ja ükski sinise valguse prill seda ei lahenda. Enamikule inimestest see on nagu Hello Kitty plaastri peale panemine jalaluu murrule. Nunnu, aga väga ei aita probleemile kaasa. Kas need on tõesti nii võimsad, kui reklaamitakse? Oli aastaid tagasi uuring, mis väitis, et sinine valgus paneb meie reetinas eralduma hormooni, millega on leitud seos silmapõhja kärbumise ja kollatähni kärbumise vahel, ehk siis ühe silmahaigusega. Seal on kindlasti ka geneetilised faktorid, kuid see väide on nüüdseks ümber lükatud, ehk tegelikult ei ole tõenduspõhist fakti, et sinine valgus oleks silmarakkudele reaalselt kahjulik. Küll aga sinine valgus mõjub meile ergutavalt, kui me oleme kogu aeg sellises erksas seisundis, siis see mõjub meie kehadele väsiktavalt, ehk sinine valgus pigem mõjub meie keha tsirkadiaanrütmile ja unekvaliteedile ja see on teaduslikult tõestatud. Kuna meie keha on loodud olema päikesevalguse ja pimedusega rütmis, niimoodi nagu meie bioloogia on evolutsiooniliselt loodud töötama, ja siis see tehislik valgus, kõik lambid, telefon, läpakad, eriti kui sa siis
õhtul neid kasutad, lööb su bioloogia sassi, tekitab siukse, ongi ebakõla, et oot, nüüd on, sest see sinine valgus on nagu päevavalgus ja siis samas on õhtu ju, et peaks nagu uneks valmistuma ja siis see lööbki nagu, lööb sinu bioloogia sassi ja need prillid on hea viis, kuidas siis võib-olla nautida nii-öelda elu ja vaadata telekat näiteks, aga samal ajal ka valmistuda ette uneks. Aitavad selle vastu, et sa ei kaotaks oma silmanägemist. Jällegi ütlen, et see on tänaseks päevaks ümber lükatud. Aitavad silmalaugude vajumise vastu. Kindlasti sellist asja lubada ei saa, pigem siin võib väike seos olla une kvaliteediga, et kui sa magad halvasti, su, ma ei tea, nahk läheb kortsulisemaks kiiremini, et võib-olla on seal väike seos, aga ma ei julgeks sellist asja väita. Teevad su unerežiimi korda? Ja, see on nüüd asi, mis on tõendatud ja mida me saame väita. Aitavad produktiivsusele kaasa? Ma nüüd ei julgeks jälle lubada, et jah, kui te panete need klaasid ette, et produktiivsus tõuseb, küll aga me ei väsi nii kiiresti ära, sest jällegi me ei ole kogu aeg sellises nagu nii erksas seisundis ühesõnaga, ehk me ei ole nii väsinud õhtuks. Aitavad ärevuse vastu? Tõenduspõhist materjali ei ole. Ja aitavad kauem elada? Aga selles suhtes, kui sa tunned, et need prillid sind aitavad, siis anna minna. Ega nad midagi hullemaks küll ei tee. Kuidas siis päriselt oma silmi kaitsta? Ameerikas on hea termin 20-20-20 reegel. Iga 20 minuti tagant vaata midagi, mis on 20 jala kaugusel 20 sekundiks ehk meie jaoks 6 meetri kaugusele. To avoid straining your eyes while working, try the 20-20-20 rule. For every 20 minutes of work, look at something 20 feet away. Then cuddle your dog for 20 hours. Pilguta rohkem. Ei, nagu päriselt. Kui me vaatame ekraane, siis me pilgutame täiega palju vähem kui tavaliselt, nii et jäta meelde rohkem pilgutada. Kõlab veidralt, aga aitab tohutult palju. Silmatilgad, kui su silmad lähevad kergesti kuivaks. Pane oma ekraani eredus madalamaks. Sa ei pea öösel põhimõtteliselt taskulambi sisse vaatama. Hoia ekraan käte kaugusel. Sa ei pea ninaga monitoris olema, nagu ta hakkaks sulle oma sügavaid saladusi sosistama. Pane ekraanidele sinise valguse filter. Võin kihla vedada, et enamus telefonides on night shift, mis teeb su ekraani oranžiks ja seda on ka võimalik arvutis rakendada. Sa ei pea ostma selle jaoks eraldi oranže prille. Siin ma kohe ütleks, et tegelikult meie silmad ei ole loodud sellisteks tingimusteks, nagu tänapäeval on. Wow. Mõnikord peale pikka lähedale vaatamist sa vaatad kaugusesse ja sul ongi pilt udune ja tihti inimesed arvavad, et arvuti rikkus mu silmad ära. Ei rikkunud, lihtsalt silmalihas on pinges. Kaugele vaatamiseks peab lihas lõdva olema, ehk niimoodi kaugele teravustades sa sunnid seda lihast lõdvastuma. Sest nagu iga lihas meie kehas, kui sa annad talle 8 tundi tööd, ta paratamatult läheb spasmi lõpuks. Ja teine suur probleem on see, et kui me vaatame arvutisse, me ei pilguta piisavalt. Ekraane vaadates me pilgutame kuskil 5 korda vähem. Väga palju meie kliente, kes tulevad, igal teisel on kuivasima probleemid. Siin muidugi on ka üldine elustiil, et kui palju vett tarbitakse ja milline on õhuniiskus kontoris. Ja kusjuures siin on uuring kinnitanud, et näiteks õhuniisuti soetamine kontorisse on produktiivsust tõstnud. Nii et ei, sinise valguse prillid ei ole täiesti skämm, aga need ei ole ka mingi maagiline rüüsu silmadele. Päris lahendus? Tee paus, pilguta ja mine õue näiteks 20 minutiks. Su silmad tänavad sind.